Tere! Tänases selles osas ma teen teile karamelli jääkohvi ja degusteerime ka maitsemeesid, mida ma teile eile postitustes postitasin. Ja mul on teile väike üllatus, et ühe nendest meedest ma panen kõrvale. Ma degusteerin täna 4 meest 3. Ma panen ühe mee kõrvale ja ma valisin selle, kuna seal oli 2 küüslauguga mett, siis ma valisin musta küüslauguga mee, gourmet mee minu kuulajate, vaatajate, järgijate, lugejate suurele maikuuse loosimisse. Mul on seal ka Signe Seebid ploomiõli, mis on juustele, kehale, näole, universaalne selline õli. Siis mul on Ecoshis kapslite karp, mis on suurepärane reisimisel näiteks, kui sa võtad vitamiine kaasa, või võib ka oma ehteid sinna panna näiteks reisimisel, väga tore, praktiline. Ruttmaali, see tuleb ka siis sinna juurde. Küüslauguga on kindlasti minu lemmikud ja seal oli 2 tükki, siis ma mõtlesin, et okei, paneme ühe loosi ka. Ja musta küüslauguga ma usun, et on päris eksootiline. Seal on Ruttmaali kaksik hingekaardid ja mis seal veel on? Seal on kõik minu raamatud, mida sa saad vaadata minu koduleheküljelt, mille link on siin all. Minu tooteid, teenuseid, raamatuid ja mõned teenused panen ka, mis on auhinnaks. Ja mis on veel, on selle Freshmi hambapesutabletid. Ma ka panen sinna loosi. Varsti tellin, mul on otsas, nii et ma pean varsti juurde tellima. Minu lemmikud on need Siberi nulu süsi hambapesutabletid. Et need on sellised ürgsed ja algsed ja mulle meeldib see idee, vaata, et ja nad tõesti toimivad. Puhast väga hästi ja minu lemmik, igatsen neid juba, mul on just alles otsa saanud ja juba igatsen neid, nii et ma varsti tellin neid ja siis ma tellin sealt ka sellise stardikomplekti, kus siis loosi võitja saab testida erinevaid neid maitseid ja stiile. Freshmi hambapesutablettidega, mis on toredad ka samamoodi reisimisel nagu see Ecosh kapslikarbike. Ja vaatan, võib-olla tuleb veel midagi juurde, loosi, võib-olla Boost Myselfist midagi, vaatame veel. Siin on veel aega maikuusse, aga mitte väga palju. Nii, täna ma teen teile sellise karamellilatte alustuseks, mis on samamoodi grillihooajale võib-olla mõnus. On ju, et soojemad ilmad tulevad ja võib-olla selline jäälatte on mõnus, karamelline. See on mu lemmik. Ja mina kasutan juba mõnda aega sellist lahustuvat kohvit. Jacobs Kronat Gold on minu lemmik. See kuldne Jacobs. See on väga hea kvaliteediga ja nii edasi. Ja neil on ka selline 97% less packaging, neil on see mitte, kui sa tahad nagu täita oma kohvikarpi, siis sa saad nagu mitte selle igakord klaaspurgi osta, mis on nagu loodusele väike põnts rohkem, vaid saad sellise täitepaki, näitan ka seda. Ma olen juba siin vahepeal ostnud, täitnud. Saad siis osta ja see on ju loodussõbralikum pakend. Palju kergem loodusele siis ümber töödelda. Või väikene selline, mis mulle meeldib nende juures ka. Et mul on öeldud et sul ei olegi kohvimasinat. Mul oli kohvimasin, mul oli nende mitte kapslitega, vaid nende käppadega. Espresso masin, piimavahustajaga kõik. Mul kunagi oli, väga tore oli, väga mõnus oli, ma nautisin seda selline retrostiilis, ma saan kingituseks, kuid mida edasi mina oma elus või arengus lähen, seda vähem asju mina tahan. Ja lahustuv kohvi on sellepärast ka mu lemmik hetkel juba mõned aastad olnud, sest see on nii kerge.
ta ei ole liiga rammus, ta on mu kehale hea ja kerge ja piisav ja lahustuv ja kerge selline easy breezy beautiful on ju. ja sellega on imehea teha siis sellist, mida ma nägin Instagramis, väga populaarsed, kus tehakse erinevad, pannakse ka jäätis sisse, šokolaadinööpe sisse, karamelli niisuguse nagu kasted peale ja kõike seda. Minule nii magus ei meeldi, küll aga ma kasutan täna ka suhkurt. Seda tehes vahel võib. Seda tehes ma tahan sulle seda öelda, et kuigi ma olen ka agaavi, siirupi ja meede fänn, siis vahel on, et seda karamellisust saada, et seda vahtu saada. Nii, ja mul oli kunagi selline nagu vahustajavat see elektriline. Ja ka ma pean tellima endale selle uuesti. Aga seal videos oli ka selline asi, et sa said seda kohvi ja suhkru ja vee niukest seda vahtu teha ka nii-öelda plastikpakendisse. Ja mina kasutan selleks, et panna kohvi ja suhkurt sellist nagu kulbikest väikest. Vaata, mis sinul kodus on. Sobib ka teelusikad. Eks ju, ma panen sinna 2, eks ju, tavaliselt ma panen. Ma hetkel kasutan agaavi siirupi, on otsas seda pudelit, sellepärast, et see on lihtne, kiire, paras suurusega. Ja tõepoolest ma kasutan seekord ka suhkurt siin. Tavaliselt ma suhkurt ei kasuta oma toitudes ja asjades. Siin samamoodi teelusikatäis, 2 teelusikatäit. Miks 2, miks mitte vähem, sellepärast, et see suhkur on see, mis teeb selle karamelli sellise meki. Ma võtan siit. Jah, 2 tuleb panna. Karamellise sellise ja ta aitab selle vahtu lüüa koos kohviga. Ja siis ma võtsin keedetud vetneaurustub ja ma näitan sulle selline puhas agaavi siirupi, orgaaniline. Ja nüüd seda vett ei tohi panna liiga palju, sest kui sa paned liiga palju, siis ta ei lähe vahtu. Idee on see, et see suhkur ja kohvi saavad natukene kastetud veega ja nende mõju selle kuuma veega hästi natuke kõik. Ei tohi liiga palju panna, muidu ta ei teki efekti. Ei lähe vahtu, nii öelda. Ja panedki kaane peale. Vaatame, et siit ei pritsi. Panedki kaane peale. Nii, panen selle siia, mul on siin nii palju asju. Nii, ja hakkad shake'ima. Kui sul on see niimoodi. Ja siit tahab tulla vahelt. Ja hakkad shake'ima, vahustama nii-öelda. Kui sul on see wisp, teed wispiga. Kui sul on see patareidega wisp, teed sellega. Kui sul on matša vahustaja, teed sellega. Aga mina kasutan seda ja koduste vahenditega, see võib olla ka värskapudel, kuidas ise soovid. Juba läheb kreemisemaks, sellepärast, et ma panin sinna piisavalt vett ja piisavalt suhkurt ja kohvi. Mäletate? 2 teelusikat, mõlemad kohvit ja suhkurt ja törts vett nii, et see katab natuke ära, aga vett ei tohi liiga palju panna, siis ei teki efekti. Nii, ma shake'in seda. Nii lihtne ongi, eks, aga see maitse ja see tulemus on nii hea. See on nagu minu lemmik. Et ma teengi nüüd terve see hooaeg vist kodus neid, sest nii hea tuli oma maitse järgi ka. Ja mõned siis ma võtsin klaasi kõrrega, mõned panevad niimoodi pulgajäätise, ka natukene törts seda kuuma vett, lahustavad selle pulgajäätise selle ära, näiteks Snickers, Magnum, mis seal kõik on, ja siis teevad seda sama protsessi, mis minu jaoks jääb natuke liiga magus, kuigi see on fun ja tore, eks ju, mõte. Nii, juba on selline kreema, eks, agaavi mul siin.
agaavisiirup lihtsalt ei reageeriks selle kohviga niimoodi vahtu, ma arvan. Sellepärast ma arvan, et seda presenteeritakse. Mulle tundub, et need on mingid kohvi sellised need baristad, kes seda seal Instas teevad, sest neil on nagu tuleb nii hästi välja. Täpselt. Ja teevad nagu keerulise asja lihtsamaks, kui ma oskasin arvata. Nii, ja siis on mul siin, ma praegu arvan, et see on isegi hea, mõnus, vaadake, milline kreema tuli, eks ju. See ongi selline reaktsioon seal. Nii, ja nüüd ma võtan, mul on siin jää ette valmistatud, võtan siit jääd, panen päris toredasti, kui on palavilm, seda enam, kui on grill chill, seda enam. Nii, ja siis mina teen tavaliselt nii, et ma valan mulle, seda paned kanguse astme, kuidas sa tahad. Valan selle poolest ja siis ma võtan piima. Piim on külm, ei pea olema soojaks tehtud, see on jäälatte või jää selline karamelli. Jah, võib kutsuda ka latte, frappe nii öelda. Frappe ja vaadake, kui ilus see värv niimoodi lahustub. See on omamoodi teraapia seda teha. Vaadake, kui ilus. Ja see on nii maitse. Need, kellel ei ole nii-öelda allergiat, täielikku allergiat suhkru kasutamise kohta, siis aeg-ajalt. Aga teile meeldib kohvi. Ja mina olen see inimene, kes ikka ei suuda ilma kohvita. Ma ütlesin, et harjutan ennast välja, aga mul on ikkagi seda vaja ja ma olen selle peale mõelnud, et kuna mul on madal vererõhk, mitte kõrgvererõhk, vaid madal vererõhk, siis kohvi, mul on arstid soovitanud, kui ma olin isegi beebiootel, hästi lahjad kohvi ikkagi juua, sest see aitab mul tasakaalustada seda, nii et tegelikult, ja mu lapsed ütlesid, miks sa sellest tahad lahti saada? See on ju tervislik, kohvi on ju tervislik, et seda küll. Seda küll ja eriti, kui ma kasutan sellist nagu lahustavat kohvit, mis on kvaliteetne ja kergem. Muidugi seda võib teha ka seda, mis ma praegu tegin, ka matšaga. Eks ju, matša latte. Ja nüüd ma... Mulle meeldib. See karamellimekk tuleb nii kenasti ja karamell on mu lemmik. Karamelli jäätis ja karamellised asjad on mulle meeldivad. Nii. Ja aga kohvi meil on grillihooajaks tehtud. Proovi järgi. Anna teada mulle, kuidas meeldis. Ja tegelikult mul on siin nii, et ma panen selle teise poole I top it up in a bit, sest kui ma olen hoos ja ma tahan nautida, siis ma nagu võtan veel ja või sul on näiteks sõber, kellele siis on täpselt nagu kahele. Tegin pojale ka, talle meeldis. Nii, aga kus meie meed on? Mäletate? Meekas.ee Gurmee meed, musta küüslauguga mee, mis sobib arvatavasti väga hästi toitudesse, toidu kõrvale, niisuguseks nagu sinepid ja ketšupid ja sellised asjad, aga panna nagu sellise mee, maitsemee, soolase maitsemee. Grillihooajaks võib ju panna ka lihamarinaadi teha sellega näiteks, võib päris hea olla. Ja erinevad sellised viisid kindlasti vaata veel, siin kasutusvõimalusi on nii palju. Aga minul on siin väikesed teelusikad ja ma ei ole neid veel avanud. On mul joogid siin, sest siin on ka, ma võib-olla võtan selle mee sinepi lõpus. Võtame kergemast enne. Äkki see on liiga rammus. Nii, mesine, apelsini, kaste, mesine, tšilli. Proovime seda kõigepealt. Ja kõike neid meesid saab tellida meekas.ee ja soodukas Maris 10 on aprillis, maikuus
-% allahindlust. Telli juba nüüd, sest grillihooaeg algab, nii et vaatame järgi. Apelsini kaste mesine tšilli. Vau. Kui värskendav. Ja siin on niisugused nagu punased tükid sees, tšillid. Tšilli on sees. Vaatame, kas on spicy või keskmine või kuidas. Oh my god. See on väga hea. Spicy on korralikult. Natukene meenutab mulle seda külmale vastu. Oi, kui hea see on. Oi, kui hea on see. See sobib nii soolastoitude juurde, grilli juurde. Ma arvan, et see sobib isegi näiteks muffinitele peale, vaniljamuffinitele või mingi, sobib ka nii magustoitutele kui ka ma usun, et issand, kui hea see on. See on nagu addictive, see on nagu sõltuvust tekitav ju. Ja spiciness on mõõdukas. Ei ole mild, ei ole liiga terav, et võtab köhima, aga mõõdukalt. Ja see on kiiper. See jääb. Ma arvasin, et mulle meeldib see. Nii, siin on veel üks küüslaugu kaste mesine tšilli küüslauguga siis, jah. Seepärast ma võtsingi teile auhinnaks ka küüslaugu oma, sellepärast, et siin on 2 küüslaugu oma. Nii, siin ei näe neid punaseid, aga nägite kaanes, eks. Nii, siin on sojakaste ka, olgu. Oota, ma ei ole neid avanud veel. Siin on ka punane, näe. Väga küüslaugune. Maitsemeeled hakkavad kohe tööle, kui siin mingi selline. On näha. Ma võtsin uue lusika, eks ju. Puhta uue lusika. Aga seda musta küüslaugu oma ma isegi ei puutu. See jääb auhinnaks. Nii, okei. Ma ei julge palju võtta, äkki on väga spicy. Nii, okei. Oh my god. Milline üllataja. Kui palju siin toimub. Siin on pommi otsa. See on nii hea. Oi, kui hea see on. See võib olla isegi praetud pelmenkudega. Praegu tuleb, et issand kui hea. Ja see võib olla lihadele, kes tahavad, eks ju ka, grillid, tšillid. Oi, kui tore üllatus on see ka. Kui apelsinikastet ma midagi kujutasin ette, et tšilliga, siis see küüslaugu kaste mesine tšilli, see on selline väga suur üllataja. Väga hea. Nii, see meesinep siis. See võib olla väga kange. Vaatan, võtan uue lusik. Näe, siin on nagu see natuke see inglise stiilis sinep. Ehk sinepi seemnetega vist, jah. Ma ei julgegi seda palju võtta. Lõhnab efektselt, nagu kõik meekas.ee meed lõhnavad. Sa teed kaane lahti, see on juba teraapia. Nii, ma võtan, igaks üks hoian vee ligidal. Väga spicy äkki. Ja ta on väga sarnane selle inglise meele. Ei ole spicy. Väga tore on. Autentne. Teraline. See sobib suurepäraselt igasuguste niisuguste toitude, Eesti toitude ja grillide, tšillide, Eesti rahvustoitude ja grillide kõrvale ikka pannakse sinepit ja siis miks mitte üllatada oma lähedasi meesinepiga siis. Meil on ju erinevaid sinepeid, et väga tore. Väga tore. Ja see mesi musta küüslauguga läheb siis loosi auhinna kaarpi või korvi nii öelda.
ja keegi minu vaatajatest, kuulajatest, kes on tellinud minu tooteid, teenuseid, minu raamatuid, rääkinud kaasa, saatnud tasakaalupanuseid, sul on suurem võimalus võita ka endale see paljude teiste auhindade seast. Et saada oma maikuus on ka grillid käimas, saad endale uut maitseelamust, endale ja oma sõpradele, tuttavatele uut maitseelamust. Vau, mis see kõik oli? See oli väga hea. Ja võib ju mõelda, et mesi ja soolasus, et need nagu ei käi kokku, et on suurepärane kombo. Mesi on ikka suurepärane loodusand. Sellega saab nii palju põnevaid asju nagu luua ja meekas.ee on selle ära tabanud ja purki pannud ja jagab teiega seda küllust. Mina soovitan väga. Vaata ka minu postitustest. Neil on ka jõhvika, astelpaju. Oi, need on ka mu lemmikud. Apukad, mõnusad, rammused. Praegu, kui on külmetuste hooaeg, on mõnus ka lihtsalt puhta lusikaga lutsutada. Ja külmale vastu. Praegu kevadel, kui on niisugused muutlikud ilmad ja külm võib näpistada veel ootamatult, eks. Või mingi kevadväsimus, siis meekas.ee mehed kindlasti turgutavad sind ka sellest läbi, et praegu on õige aeg, sest soodustus kehtib ka aprillis-mais, maris 10% allahindlust. Hästi, meekas.ee ja terviseks. Häid pühi!